Kuku Raadio. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Ja kõik öeldu vastab tõele, Heimar Lenk on stuudios. Aasta on 2026 ja kalendrist vaatab vastu meile 19. jaanuar. Hommikune aeg, kell on 8. Kõik on siin väga reipad, välja arvatud mina. Aga õnneks ma ei peagi eriti midagi rääkima, sest Heimar on väga põhjalikud ettevalmistused, kirjutab sinna stsenaariumisse veel paar olulist rida juurde ja võib siis kohe pihta hakata, nii et ole hea. Aitäh sõna õiguse eest, et saab rääkida. Ma siin parandan jah, sest iga minutiga kõik muutub ju. Aga sa peaksid nüüd ütlema veel ka tulevaste põlvede jaoks, kes äkki kuskil Kalju Koopast meie selle helifaili leiab, et palju siis külma täna Põlvas oli? Jõudavast sinna 12 kraadi kanti ikka ongi. Vist on jah, mul oli kodus, ma vaatasin ka, et oli kuskil 10 midagi, alati nad on erinevad näidud. Et selline väike talv on meil juba käes ja lumi maas ja küll on hea, et täna juurde ei sadanud ei pidanud ajama hommikul. Et me läheme siis, ütleme siin, need talved on ka muutumas ja muutunud. Ja praegu on, kui sa vaatad seda, mida näitavad nüüd rahvusvahelised telekanalid, siis lumeõputus on kohutav. Seal on siin piirkonnas, kus on 2-kordsed majad on lume all, nii et tuleb välja, tehakse tunnel. Lund ära ei saa ajada, aga tehakse läbi tunnel. Neid kaadrid on ka YouTube'is. Ja, ma olen isegi juhtun nägema. Suur 9-kordne maja ja inimesed suuvilas mingi lumeauku, et pääseda oma maja juurde. Täpselt ja autod on muidugi rääkimata autodest. Et paistab, et ikkagi midagi nagu on muutunud selles ilmas. No ikka kliima soojenemine on aset leidnud, nagu sa aru saad. Ja kui ei lähe meelest, siis praegu täna ja homme on jällegi päikese peal erilised plasmaplahvatused. Need mõjutavad siis meie seda kliimat ja magnet välja väga, et meil Eestis need raadiojaamad eriti, sina vist ka ei loe neid magnetpäevi ette, aga seal internetis on ja nad on tihti peale üsna ohtlikud ja on ka ikkagi elektroonikat välja viinud siin viimasel ajal, väiksel kombel, mitte suurelt veel, aga nad võivad ka tegelikult teha tulevikus isegi, kui on väga võimsad need päikesekärakad seal käivad, et võivad isegi suuri neid igasuguseid aparaate ja siis need sideliine välja viia. No see oli nii jutu jätkuks. Aga kui nüüd küsida, sa ütlesid, sa ei taha rääkida, ma tahan väga, et sa räägid. Et mul on selle küsimus, kuidas sa hommikul ärkad, oled sa hästi välja maganud? Ei ole iga kord. Tähendab juba varastel hommikutundidel, aga mõtlema, et tuleks hommik, saaks juba üles särgata, aga siis kui äratuskellaaeg on, siis hakkad muudkui 10 minuti kaupa edasi lükkama, et ei taha nagu maast lahti tulla eriti. No vot, sa ei käi võimlevast ka ju seal luue sees. No muidugi ei käi. Ja ma ei käi ka hommikul külma vee all. Aha, miks muidugi sa tead, et eile oli siis ju, täna on tegelikult on ju õigeusklike 3 kuningapäev. Aga ma ei ole õigeusklik. Ei, ma tahan öelda, sa kuula lõpuni, mis räägitakse. No siin on ju paljud õigeusklikud siin Kagu-Eestis ju. No jah, välja arvatud ühe erandiga, kes istub siin sinu vastas. Et minul õigeusk meeldib, on värvikas ja on selline muusikaline ja meloodiline. Aga nendel on see, et on siis täna on 3 kuningapäev, Krešenia Krista ja siis on niimoodi, eile oli siis see laupäev nii-öelda nagu jõululaupäev meil on, nendel on satšelnik ja siis on nii, et õigeustlikud üle maailma, eile neid väga palju näidati, on see vette kastmine.
No, see symboliseerib seda, eks ju, Jeesuse ristimist, ristija Johannese poolt seal selles, mis Jordani jões, eks ju. Aga nüüd on siis niimoodi, et need jääsuplejad ja neid on ehitatud siis palju neid jaamu kohe, kus nad saavad olla ja kõrval on siis tuline telk või saun ja et see on väga levinud, on läinud moodi ennast siis sellel õigeusu vana kalendri järgi tähistatakse seda päeva, et käiakse vees ja siis ennast turgutamaks. Aga miks ma küsisin sinu une kohta, see on täitsa tõsine küsimus, et ma loen siin statistikat ja mis on, ikka loed Eesti kohta midagi, siis ehmatad alati ära. Ja tuleb välja, et terve kolmandik, see on siis midagi, meil on 1,2 miljonit, eks ju, see on siis kuskil 300-400 000. Inimest ärkab igal hommikul väsinuna. Eestlased on väsinud. Ja see on rahvusvaheline uuring paljudes riikides tehtud ja meie kohta siin avaldati, kuskil ta oli portaalis siin. Kas ta oli seal kuskil Delfi taga otsas või ma lugesin ja kolmandik Eesti elanikest ärkab hommikul väsinuna ja siis seal põhjendatakse seda, seal uuriti, et kuidas sul on see voodi ja kuidas sul madrats on ja kuidas sul asend on, aga siis terve rida kommentaare tuli juurde ja siis on niimoodi, põhjuseks on niimoodi, et sõjahirm, väike palk, kõrged hinnad, ebastabiilsus ja hirm homse päeva ees ajab inimestel une ära ja nad ei saa täisväärtuslikult välja puhata. Et selline on meie praegune siis, ütleme, kuidas öelda, maailma kliima, miks ma lumest rääkisin, et ühes küljes füüsiline kliima ja tavaline kliima on käest ära, aga tuleb välja, et ka inimeste seisund on nagu paigast ära läinud, need õiged teljed, kus inimene peaks rahulik olema ja hästi välja magama, on siis ka, tähendab, rikutud ja seda öeldakse siis niimoodi, Postimees kirjutab selle kohta, et sõjajutt tõepoolest inimesi väga palju häirib ja meenutatakse, ma nüüd tsiteerin, see on tarkade inimeste jutt nüüd, meenutatakse, et kuigi meil praegu sõjaolukorda veel ei ole, jutt on mitte ainult Eestis, vaid siin Euroopast ka, ma tsiteerin, peame me ikkagi nägema, et maailm läheneb pahaendelise kiirusega nõnda nimetatud tsüküüdise lõks ja see on vana Kreeka ajaloost tuletatud termin, on koha nimi, kus siis, mis tähendab, tema mõte on selles, et senise ja tõusva, kaks jõud on olemas, maailmas on praegu, ütleme, endine süsteem, nüüd uus süsteem praegu murrab sisse ja nende vahel tuleb vältimatu konflikt varem või hiljem. Ja tuuakse näiteks ajaloost, et Peloponnesose sõda 5. sajandil enne Kristust Ateena ja Sparta vahel oli vältimatu, kuna spartalased kartsid Ateena ülemvõimu kasvu. Praegu on sama asi meil siin maailmas näha ja nüüd ajaloost on uuritud, et 16 sellisel suurel konflikti korral on 12 korda ikkagi lõppenud sõjaga. Et vaata, kui mõni uus jõud tuleb. Ja nüüd on selline seis tekkinud meil praegu, ütleme see USA ja Hiina vahel on need rasked suhted, aga tegelikult praegu hakkab maailm jagunema, me pärast räägime lõpupoole veel sellest, aga maailm hakkab nüüd jagunema niimoodi, üks on siis Ameerika Ühendriigid, temal on neid liitlasi nüüd väheseks jäänud, sest Euroopa on ka praegu konfliktis Ameerikaga, aga Ameerika on kohutavalt suur jõud, aga teisele poole tulevad praegu Hiina, Venemaa, ja siis seal Põhja-Korea ja võtame võib-olla India on kambas, siis on Brasiilia oma president Luluga ja ühesõnaga, et midagi hakkab kuhugi poole peab kalduma ja võib tulla mingisugune konflikt. Ja Viktor Orban, tema on siis Ungari peaminister, ütleb, et nüüd see Venezuela juhtum, kui see Nicolas Maduro president ära rööviti, et see juhtum tegelikult on ka omamoodi selline siis ütleme märk ajaloo muutumisest, sest see tähendab seda, et pärast Venezuela nii-öelda ülemvõimu enda kätte saades Ameerika Ühendriigid said, siis sellega, kuna Venezuelas on nii palju naftat, siis sellega on nüüd pool maailma naftavarudest USA kontrolli all.
ja seda siis ütleb Orban, et see on täiesti nüüd uus olukord maailmas aga selle vastu on tekkinud tema sõnul, ma siin lisan juurde, Hiina, Venemaa, Iraan, Brasiilia, India, hea läbisaamine omavahel ja BRICS riikide ühendus, mis on siis või vastukaaluks Ameerikale ja kes tahab siis ka saada endale oma valuutat ja tõrjuda välja dollar. Et sellised suured võimsad jõud on teineteise vastas astunud välja, välja pole tegelikult veel lõplikult astutud sõjaseisukorraks, aga kõik on nagu selleks valmis. Ja siin on üks huvitav asi on, millest meil pole räägitud pärast seda Venezuela presidendi röövimist tekkis selline olukord, et meie teadeteagentuurid ja mis meil siin kõik on, Delfid, ei ole rääkinud. Küsimus on selles, et Hiina on hirmus vihane Ameerika peale, selle Venezuela pulli pärast. Aga ta pole seda veel väljendanud, sellepärast, et mida me ei tea, oli Hiinal metsikud suured rahad olid pandud Venezuela naftatööstuse ja pumpamise arendamisse. Seal, ma ei tea, miljardid summad pole mul öeldud, aga ta on väga suured investeeringud teinud ja nüüd kõik läks vastu taevast ja Hiina nüüd ei tea, millega Ameerikale vastata. Ja Hiina on selline riik, kes otse väga palju pahandusi ei taha, ta tahaks tegelikult arendada seda kaubandust ja läbirääkimiste teel asju ajada rahulikult, aga mis Venezuela naftast ja Hiinat võeti ära kohutav suur raha hulk nüüd, mis ta on sinna sisse pannud ja see on üks koht, kus hakkab nüüd uus kolle, ei tea, millal ta see siis plahvatab, aga neid koldeid on siis veel Gröönimaast praegu rääkimata. Ja nüüd, kuidas siis, kui me mõtleme, et kuidas meie Eestis peame nendes tingimustes hakkama saama? Meil on siin nüüd, saatsime ka Gröönimaale vist juba ära need paar sõdurit või on nad kohal või ei ole, ma ei tea, või ohvitseri. Ja siin, Tsahkna hüüab väga kõrgelt, et jällegi nüüd tuleb Ameerikaga ära võita, enam ei aita Venemaa põlvili surumisest, eks ju, nüüd tuleb Ameerikaga ära võtta. Ja nüüd on siis, vaadatakse, et kuidas siis siin teadlased arutlevad, et me oleme nüüd konfliktis mitmel pool maailmas, et mis siis Eesti rahvas sellest asjast arvab. Ja tuleb välja nüüd viimane uuring, see oli OECD uuring, mis oli ka Eesti peale tehtud ja tuli välja, et meil 38% Eesti inimestest usaldab valitsust. Seda nimetatakse väga väikeseks toetuseks. Tähendab, Eesti rahvas ei usalda oma valitsust ja 24% usub, et parlament hoiab valitsus vastutavana või ütleme, et parlamendi jõud või ütleme mõjuvõim on üle valitsuse, ainult 24% usub, siis 76% eks ju ütleb niimoodi, et asjad on sassis, et valitsus tahab tähtsam olla kui parlament. Ja meil on veel üks number, ainult 17% inimestest Eestis tunneb, et nemad saavad ka riigi asjades kaasa rääkida või nende käest midagi küsitakse või nad siis saavad mõju avaldada riigi poliitikale. Nii et meil on tekkinud Eestis olukord, maailm on väga sassis, aga Eesti ise on sees ka sassis, kuna valitsus, kes on eks ju väga väikse protsendiga, selle Eesti 200 ja Reformierakond, sisuliselt rahva toetust neil ei ole, nad teevad Toompeal seda, mida nad seal jõuga suudavad, nagu Trump jõuga teevad, aga demokraatiast on asi kaugel. Ja siin tuleb veel juurde see, et meie majandus samal ajal, muide Hiina majandus tõusis eelmisel aastal 5,4%, meie, ma ei tea, kas me oleme nüüd 1% saanud või ei ole veel seda numbrit lõplikult öeldud, aga meie majandusseis on erakordselt nigel. Ja nüüd Peeter Ernits võttis selle kohta sõna Riigikogus, meil on ka heli ülesvõte sellest tema esinemisest ja kuulame, kuidas Peeter Ernits kirjeldab Eesti olukorda. Ta nimetab seda siis siin ühe sõnaga äärmiselt halvaks, ütleme, agoonia on Eesti sisepoliitikas. Kuulame rahvasaadik Keskerakondlane, siis Peeter Ernits arvas Eesti olude kohta niimoodi. Kuulame. Uus aasta on alanud, aga olukord on äärmiselt hull. Ameerika Ühendriikide julgeolekustrateegia Euroopa kohta 83 rida. Ja nende kõige olulisem asi on saavutada
strateegiline stabiilsus Venemaaga. Meie siin, vähemalt paljud, räägivad veel jätkuvalt või mõtlevad, kuidas meie suur naaber põlvili suruda. Aga teistmoodi, inflatsioon detsembris 4,1 Euroopas. Taas esikohal. Tõesti, tase on natuke madalamaks läinud sellest kunagisest 20%, aga ikkagi seekord koos Slovakkiaga jagame. Valitsejate usaldus rekordiliselt madal, ehk mitte öelda olematu. Võõrandumine totaalne, usaldamatus. On olemas selline raamat, mis võtab kokku meie tänase Eesti Vabariigi sellise oleku. Raamatu pealkiri on Miks riigid põruvad. Üks selle autoritest on Nobeli majanduspreemia laureaat, Chicago ülikooli professor. 13. peatükk, kui keegi pole lugenud. Soovitan lugeda. Kuigi Eestist ei räägita siin palju, aga see võtab kokku meie tänase oleku. Põrunud riik, Euroopa Liidu välispoliitika juht, kes tegi endale tee, sillutas Brüsselisse, on tegelikult ju ka põrunud välispoliitika juht, keda ei võeta jutule ei Washingtonis, rääkimata veel Moskvas. Seal pandaks ta käed rauda lihtsalt, kuna ta taga otsitab. Samamoodi on ka põrunud meie praegune lugupeetud peaminister. Nii et aasta on alanud ja võiks nagu püüda pääseda sellest põrunud riigi kuvandist. Aga ma olen küll lootusrikas, aga küünikuna ma arvan, et lõpp tuleb, agoonia jätkub ja vabatahtlikult ei astu siit keegi tagasi. Aga selline on aasta 2026 algus, aga lootus sureb tõesti viimasena. No ma tahaksin lisada, et ühes asjas või ühel alal või ühes suunas on Eestis siiski üks läbimurre, kas sündimas või juba sündinud, ja nimelt on hakatud nüüd aru saama, et meil on prokuratuuril ja kapol liiga suur võim riigis. Ja nende võimu tahetakse nüüd hakata kärpima. Ja jutt on muidugi Elmar Vaher ja Erik Heldna kohtuloost, mille nad võitsid lõpuks. Ja nüüd Postimees kirjutab selle kohta, Mikk Salu Postimees arutas niimoodi, ma tsiteerin. Elmar Vaheri kaasus võib kitsas vaates olla lõppenud, tähendab, kohtuprotsess on lõppenud. Aga kõik küsimused, nii suuremad kui väiksemad, on endiselt õhus. Ja Mikk Salu kirjutab, et näiteks kuidas võib inimesi aastate viisi väntsutada, alates kinnipidamisest, ülekuulamisest, läbiotsimisest kuni kohtus käimiseni, ja kui lõpuks selgub, et asja polnudki, siis kes vastutab ja kuidas vastutab. Ja Vaher on oma intervjuudes üsna selgelt öelnud, et kaitsepolitsei üle reaalselt tsiviilkontrolli Eestis ei toimu. Ja Erik Heldna lisab juurde, et ühe asutuse siis kapo kätte on kogunenud liiga palju võimu. Ja siin edasi Mikk Salu kirjutab, et mõelgem, kui prokuratuur ja kaitsepolitsei on valmis omade, see on jutumärkides, need on omad inimesed, politseinikud, mõlemad kõrged politseijuhid, ja Heldna ise oli ju kapos. Sest mida muud, ja nemad on suured tippjuhid, et kui kapo on nende vastu läinud ja valede süüdistustega, mis ei pidanud vett, siis mis toimub tavaliste inimestega? Kas te tõesti arvate, et neid koheldakse teistmoodi?
ja see on siis tsitaadi lõpp praegu, mis Miksalu kirjutas Postimehes. Ja tõepoolest, kui me hakkame vaatama, meil on ju terve rida neid kohtuprotsesse, kus inimesi on väntsutatud aastate viisi. Edgar Savisaare protsess kestis 8 aastat. 8 aastat, no mõelge ise, no kuidas saab üks normaalne inimene vastu pidada 8 aastat, kui sa igal hommikul tõused üles ja sul ei ole muud mõtet peas, et äkki ma homme lähen kinni, äkki panevad homme mind vangi ja katsu ennast kaitsta, kui sind ei kuulatagi isegi seal kohtumajas ja sinu väiteid ja sinu õigustusi ei peeta miskiks. Ja Edgar Savisaar lõpuks, me peame ikkagi tunnistama, et kõik need kohtuprotsessid ja kõik, mis tema vastu tehti, lõpuks viisid selle mehe hauda. Ja nüüd on siis lõpuks ometi on hakatud sellest rääkima ajakirjanduses ja siin on neid terve rida juhtumeid, kõik siin Gert Kingo ja Kalle Grünthal näiteks anti kohtu all oma kuluhüvituste pärast. Postimees kirjutab, et oleks võinud lihtsalt need kuluhüvitused tagasi nõuda ja kogu lugu, kas on tarvis selleks pikki protsesse, eks ju. Ja võib-olla see on meil, ma ei tea, see Parvel Pruunsilla, eks ju, Priit Humala protsessid ja või seal Kalle Laanet ja Kajar Lember ja kõik need kohtuprotsessid, et mul tekib niisugune tunne, et eestlased on kuidagi selle nälg on kellelegi ära midagi teha. Ja kui ma täna hommiku kuulan uudiseid, siis ma ei tea, kas sa panid tähele see tänaste uudiste voog, kas sa lugesid ka ette või lugenud ette, et Eesti käib nüüd Euroopa kohtus, Eesti riik käib ja mille pärast eestlased ei luba vangidel suitsetada. Aga Euroopa kohus ütleb ja inimõigused ütlevad, et lase inimesel suitsetada, kui ta kinni on võetud. Ja nüüd käiakse Euroopa kohut, nagu meil midagi muud ei oleks teha. Kõik asjad on korras ja nüüd käime vangide suitsetamist arutavad. Ja see protsess kestab juba pikemat aega. Ja täna oli uudis, et nüüd Eesti tahab ikkagi ära võita ja tahab ikkagi ära keelata ja suitsetage. No ma ei tea, minu meelest lasta suitsetab, sellest ju midagi Eesti riigis ei olene. Tehke neile suitsutuba, seal tõmbavad. Keegi tahab nagu sigatseda kellegi vastu või piinata inimesi või ma ei ütle, et suitsetamine õige on, aga täna toodi ka number, et seal on välismaal on uuritud, meil pole seda uurimust. Et kui sa nüüd inimene istub seal 5 või 10 aastat ja tal ei lasta suitsetada, arvatakse, et siis ta muutub mitte suitsetajaks. Tuli välja, et Ameerika uurimus näitab, et 94 Meelis suitsetab kohe, nagu vangist välja saab kohe suitsu kätte, paneb ette. Nii et, aga riik paneb sinna oma vahendeid sisse, raiskab raha ja käib kohut. Nagu midagi muud kohtuprotsessi siis poleks või mingid muud õigust poleks siis leida või otsida. Ja Kajar Lemberi juhtum, tal oli ka mis midagi 6 aastat käis ja see oli, kõik ju naersid seda, lõpuks tuli välja, et on juuksurile andnud 9 eurot, mis tal oli, et see on altkäemaks ja umbes selline lugu. Ja Kajar Lember kirjutab oma raamatutes, tal on ilmunud 2 raamatut, et ta on ära räsitud, inimene on ära mitte inimene ei ole rikutud, vaid tema elu on rikutud, sest sa oled metsiku pinge all ja ime siis, et eestlased hommikul ärkavad ja ei ole välja maganud. Kuulame siin helilõik Kajar Lember, ta rääkis seda Objektiivis, on see EKRE Objektiivi saates, kuidas moodi teda jälitati, et see oli kõik ebaseaduslik protsess, ebaseaduslik jälitamine, mis või lõppes siis Kajar Lemberi võiduga, aga inimene oli ära räsitud tema elu. Kuulame Kajar Lember. Nii kahepalgeline, et näed, üks asutus meil siin nagu süüdistab, eks ole, ja inimene justkui ongi süüdi, aga teine asutus annab siis nagu autasu, eks ole. Halloo, kes sa oled? Kohtumõistja või? Et see nagu sükst asjad tekitavad minus nagu sükest trotsi ja see oli ka võib-olla üks põhjus kuskilt otsast jälle, miks ma selle jälitatava raamatu kirjutasin, sest tõesti minu protsessi võib-olla kajastuses on see jälitustegevuse sisuline osa. Ma ei ole suutnud seda nagu kuidagi, ta on lihtsalt nii keeruline, et seda on hästi raske nagu avalikus hästi lihtsalt välja tuua. Aga jälle ma saan tagantjärgi targutada, et mul kahjuks või õnneks on olnud õigus, sellepärast, et tegelikult minu puhul oli selgelt ebaseaduslik jälitamine. See on täna ka kohtus tuvastatud, et see oli ebaseaduslik 5 kohtuloast, teadupärast meil annab jälituslube välja nii prokuratuur kui kohus, eks ole, ja proksilubadeks, et nad ise annavad, ise teevad ja ise vaatavad, eks ole, aga 5 kohtuloast ühistati 3 minu puhul. Ehk tegelikult oli nii, et mul hakkas... Tead sa, kui kaua sind oli enne juba jälitatud?
jälitatud ja milliste meetmetega? Telefoni pealt kuulatud, saba taga igal pool, kus sa käisid? No, minu suhtes oli see loogika ju umbes selline, et kui see kriminaalasi tegelikult hakati tegelema sellega kuskil 2013 aasta lõpus ja ametlik kriminaalasi algatati siis 30 või 31 märts 2014, siis läks veel aasta aega jälituseni ja reaalne esimene jälitusluba võeti minu meelest septembris 2015, kui hakkas nagu tipatapa jälitamine, eks ole. Ja see tipatapa jälitamine käib 2-kuuliste lubadega meil, maksimaalselt, ja siis saad seda pikendada. Ja põhimõtteliselt veel kord, esimene luba, fine, ma saan aru, küsige luba, vaadake, jälitage, kuulake, mida iganes. Aga siis hakkas juba teine luba ja teise loa tekstist hakkas juba pihta see, et seni ei ole veel nii-öelda nagu täpseid tõendeid, kuhu me nüüd jõuame, aga palun andke üks luba veel, et kohe see kuritegu tuleb, eks ole. Siis tuleb 3. loa taotlus samamoodi, eks ole, ja ma ütlen pärast ka kohus ütles, et see on igaks juhuks jälitamine. Ja nali oligi veel selles, jälle ma räägin nagu naljaga, aga tegelikult on see ikka täitsa uskumatu lugu on see, et viimane jälitusluba anti ju välja minu puhul kas see oli mingi nädalakene peale minu seda kinnipidamist ja lahtilaskmist nii-öelda. Ja selle loa siis aktiviseerus või käivitas põhimõtteliselt minu telefonikõne endisele kolleegile, kui ma ütlesin talle, et kuule, tšau on, et saaks korra nagu kokku on, et räägiks natuke nendest asjadest, mis olnud on ja et umbes võtta see punt ka kaasa, kellega me viimati selle linnavalitsus istusime, eks ole. Minu mõte oli väga lihtne, et kuulge poisid, et ütlen viisakalt ja aega, et teeme 2 õlut ja väikse grilli, eks ole, ja tulge, mul kutsusin veel endale külla ja Udila maailma ja nii edasi. Ja selle peale siis jälle, kui sa loed seda loa taotlust pärast hiljem, eks ole, sa saad aru, et Lember helistas sellele, tõenäoliselt ta mõtles nendele, keda ta kutsus neid. Palun siis pange, ma ei tea, lutikas sinna, jälitusluba sinna, lubatud füüsiline jälitamine, et tõenäoliselt seal hakatakse arutlema seda kuritegude siis nii-öelda, kas siis kinnimätsimist või kuidagi teistmoodi nagu tegelemist, mis puudutas siis linnavalitsusega seotud asju. Ja kui sa seda loed, siis mõtlen, et ma olen ka Ameerika kriminulle vaadanud, aga see ikkagi ületas nagu need piirid ka. Muuseas, mul hiljuti istus siin sama koha peal niimoodi, siis oli Kajar Lemberi lugu, paneb imestama, eks ju, et kuidas asju aetakse, kuidas moodi neid protsesse juhitakse ja tekib ikka see vana küsimus, et vaadake, kes meid valitsevad. Et nende kaadritega või selliste ametmeestega ei saagi kuhugi kaugele jõuda. Ja näiteks kohe toome siia regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, tema on Eesti 200. No tema nüüd ei tee üldse enam vahet, kes on põllumees, kes on seal õpetaja, kes on pensionär, kes on õpilane. Tema muudkui tuli, mulle tundub, et ta tavalisest elust eriti midagi väga palju ei tea üksikasju, kuidas inimesed maal ja väikese palga või pensioniga elavad. Tema tuli ja ütles kohe, et nüüd tasuta asjade aeg on läbi, ütles tema, ja nüüd tuleb hakata teistmoodi elama. Ja siis ta ütles niimoodi, et lõpetame ära selle tasuta transpordi. Ja tähendab, esiteks on see täiesti vale lähenemine, seda tasuta transporti nüüd lehed ju kirjutavad, on ikka maakonnaliinidel inimestel väga tarvis, kui sa oled minimaalpensioniga seal kuskil ja või saad seal kuskil 706, siis on väga tähtis, et sa saaksid mõnel päeval siis sõita siit Põlvast Tartu või Võrru poodi, minna vaatama, kuidas seal siis asjad käivad, inimesed elavad, suhelda, saad ka toast välja. Aga mina omal ajal siin olen, kui see tasuta transport oli Tartuga, ma mitmel korral käisin sõitmas bussiga, no see oli täiesti nauditav. Tartusse sõidad ilma rahata, muidu oleks olnud 4 euro ja maksta tagasi ka 4, kokku 8, peaaegu et 10 euri läheb sul ära. Aga sõidad selle bussiga, saad seal tuttavatega kokku, käid seal kaubamajas ära, ostad ühte kui teist, tuled rõõmsalt koju tagasi ja siis selle vanema seltskonna, vanemad härrad või vanemad prouad, no nende tuju on kohe hea, sai poes käidud ja ei raisanud raha transpordi peale, et me saame sellest kõik aru, et see peaks olema ja see peaks jätkuma. Aga meil on Terras, kes on see minister, regionaalminister, ta ei saa isegi sellest aru, et ma ei tea, viimane poliitik, kellel üldse mõistuse raasu ei ole, Meelis, see teeb, kui on aasta jäänud Riigikogu valimisteni ja kui pensionärid on üks meie suurimaid või suuremaid valijate gruppe
ja lastevanemad samamoodi ja ta tuleb ära lõpetama seda transporti. No tark poliitika oleks oodanud aastaga. Aga tema, kui on piletiga sõit, siis me saame teada, kuhu inimesed sõidavad. Tähendab, meil on nüüd üle 100 aasta Eesti riiki olnud ja me ikka ei tea, pisike riik, 3 tundi on sõita ühest otsast teise ja me ei tea täpselt ikkagi, tema kaardistab Eesti inimeste eeldusi, kuhu nad sõidavad. No absurdne jutt täielikult, eks ju. Ja enne valimisi tõmbab nii oma 200 Eesti partei alt, tõmbab vaiba ära ja tõmbab endalt vaiba ära. Ja samal ajal, kui me loeme meie saates ka siin see Zohran Mamdani, tema New Yorgi uus linnapea. Tema on see mustanahaline ja siis tema on moslemi usku ja lihtsast korterist, tal oli 2000 korter, kus ta siis valimiskampaaniat tegi, nüüd on ta New Yorgi linnapea ja temal on otse, ma tsiteerin nüüd tema valimisplatvormi ja lubadusi. Lubada linna elanikele tasuta teenuseid, taskukohast eluaset, üürikortereid ja tasuta ühistransport New Yorki. Tähendab, maailma linnad suured saavad aru, et ei ole mõtet mängida selle väikse piletiga, need kassasid hoida lahti ja tellida neid interneti teel. Parem teeme ta tasuta, las sõidavad ja siis võtame selle raha kuskilt mujalt, siis saame tagasi võtta. Ja tasuta transpordi lubab ka Keskerakond ja Keskerakond ütleb praegu, et Riigikogu valimised tulevad, siis Kõlvarti sõnul kohe kuuleme praegu. Kõlvart ütleb, et meie tähendab prioriteetideks on automaksu kaotamine ja tasuta transport maakonnaliinidel. Kuulame, see on nüüd tehtud sel nädalal 2 päeva tagasi, millal see oli siin pikett valitsuse maja ees ja seal kõva tuule käes, me kuuleme siin, tuul käib kõvasti mikrofoni sisse, siis protesteeriti seal, vaieldi seal Jürgen Ligiga kõvasti, kes ütles, et ikkagi tasuta transporti ei tohi olla. Tema teab kõike, aga siis kuulame, mida ütles Kõlvart seal sellel miitingul siis tasuta transpordi kohta. Mihhail Kõlvart räägib nüüd. Täna tulime siia, et öelda, et Eesti riik peab tühistama automaksu ja taastama tasuta ühistranspordi maakondlikel liinidel. See on meie eesmärk, sealhulgas see on meie poliitiline eesmärk järgmisteks Riigikogu valimisteks. Aga täna me oleme olukorras, kui üks minister ütleb välja, et tasuta sõite lastele ja pensionäridele ühistranspordis ei ole prioriteet ja siis teine ministeerium teeb nii, et kasiinut ei pea maksma. See on tänane reaalsus. See on see, kus me täna oleme. Täna tulime siia, et öelda, et Eesti riik peab tühistama automaksu ja taastama tasuta ühistranspordi maakondlikel liinidel. See on meie eesmärk. Nii et suured vaidlused on meil iga küsimuse ümber, kuulad neid uudiseid, siis muud ei ole, kui on vaidlemine ja miljon sinna ja miljon tänna ja ikkagi ei saa ja Eesti elu ei edene, nagu siin juba ütles ka Peeter Ernits varem siin oma esinemises Riigikogus. Ja nüüd võttis sõna ka Heido Vitsur Postimehes sel nädalal ja temale teeb muret, et eestlased on lisaks kõigele, et nad on vaeseks jäänud ja perspektiivi elus ei ole, on nendel ka kibestumine. Vaat kui huvitav, eks ju, et eestlased on kibestunud, näete, oma riik saadi ja laulerevolutsioon tehti, aga nüüd oleme kibestunud. Ja Vitsur annab Postimehes siis retsepti, kuidas kibestusest vabaneda. Ma nüüd tsiteerin, seda on huvitav kuulata. Tsitaat Heido Vitsur. Kibestumisest üle saamiseks ei ole muud võimalust, kui hakata leppima sellega, et maailma tulebki näha sellisena, nagu see maailm tegelikult on. Vastuolulise ja mitmekesisena ning muutuvana ja nende muutustega tuleb hakata õppida ära, et me oskame nendega arvestada. Et me seda teha saaks, ütleb Vitsur edasi, on meil esimeses järjekorras vaja lubada ja nüüd ütle mulle meelis, mis sa arvad, mis oleks vaja lubada kõigepealt Eestis, et Eesti elu hakkaks arenema? Mida peaks tegema?
See on küll keeruline küsimus. See on keeruline küsimus, sest ta on nii esitatud ka minu poolt, mitte loogilisena võib olla. No, vähemalt enda näol ma ei tunne, et mul midagi väga oluliselt keelatud oleks. No vaat, sul ei ole keelatud, sul on mikrofon ninal ja sa võid rääkida, palju sa tahad, eks ju. No, sa tahad öelda, et vaba sõna oleks täpselt liikumas. Vaat see ongi huvitav, et Heido Vitsur nüüd tema pika artikli kirjutas ja ütles niimoodi, et me saaksime nüüd jällegi kibestumisest üle ja Eestit hakata arendama, on kõigepealt vaja lubada rahvale vaba arutelu kõikide meie elu oluliste punktide üle, ilma et me juba enne arutelu algust vabasid mõtteid lubamatuteks ei hakka liigitama. Nagu näiteks juhtus Veidemanni puhul, ta toob näiteks. Inimene ütles oma arvamuse välja, et isade päeval ei ole sobilik nüüd neid kunstisasid näidata seal, et võtame ikka ühe toreda Eesti mehe päris isa, aga ta taoti mutta mu meelest. Ja niimoodi ütleb siis, mille peale kohe ei tulegi, eks ju, et on vaja vabadust, et sõna oleks vaba. Et kõik saaks rääkida, mis nad mõtlevad ja öelda, kuidas moodi siis elu edasi viia. Ja selle kohta väga hästi võttis sõna siin meie kandi tüdruk või proua pereema Võru ja Nursipalu, eks ta on seal Nursipalu kandist kange naine Kertu Luisk, kes on üks vaba sõna esindaja meil ja seal samas EKRE Objektiivi saates ta rääkis, andis intervjuu seal, kuidas riigimehed ja kaitseminister näiteks, kes on nendel seal Nursipalus külas käinud, ei oska üldse rahvaga suhelda ja rahvale sõna ei anta. Ta ütleb otse välja, rahvale lihtsalt valetatakse. No jälle küsimus, vaatame, kes meid siis valitsevad. Kuulame, mida Kertu Luisk ütleb siis olukorra kohta, kui palju seda rahva sõna kuulatakse ja kuidas inimestega suheldakse. Kertu Luisk. Ja nad valetavad, nad lihtsalt toorelt valetavad ja siis ma mõtlengi, et aga kaitsevõime, keda nad kaitsevad? Oma nahka kaitsevad. Ilmselt nad on kuskile midagi ära lubanud ja nad ei saa sellest taganeda, sest ma ei kujuta ette, mis nendega muidu tehakse. Seina äärte tänapäeval ei panda, aga see on ka jälle selline, et kui seina äärte pandaks, siis sa saad nagu lahti kõigest sellest. Aga ilmselt peedistataks kuidagi teistmoodi. Ma ei tea, ei saa sellist elujärge endale enam lubada, oled saavutanud mingi taseme ja siis kaob see sissetulek ära ja siis sa ei saa enam nii uhket autot liisida või nii uhkes majas elada ja see võib olla mõnele veel piinarikkam kui seina ääres käik. Ma täitsa usun, et mõnel inimesel ongi see tunne, et kuidas ma edasi elan, sest niimoodi, kui ma ei ole enam see. Ja saates ma tõin välja ka, et see selline sõjale mängimine ei lõppe nii pea ära, sest kui vaadata lihtsalt ühe inimese näitel, Samune Pevkur, kui õhku täis ta on nii sõjaks valmis ja ise läheb kägistab Putini vist varsti ära. Ja see ongi tema. Seal taga ei ole mitte midagi muud. Inimest ennast nagu ei olegi. Ta ongi ennast nii õhuliseks suureks puhunud selle jutuga ja kõige hirmu ja õhutamisega, et kui nüüd sealt nagu õhk välja lasta, ta kukuks kokku. Ja see on hästi huvitav, kuidas kui nad on tulnudki kohtumistele, siis neil on päris raske olla. Ja. Sest nad ilmselt tajuvad, et need Võru inimesed ei ole siuksed ja lugupeetud ja austatud ja et me oleme siuksed, ma olen inimene, sa oled inimene, et meil on probleem ja te olete selle probleemi tekitanud, et mis me teeme nüüd? Ja kahjuks tänasel päeval tundub, et mis iganes valdkonda sa vaatad, on siis need vaimsed inimesed või maised inimesed, kus on ikka see ego ja raha, siis väga raske on suhelda. Seal tulevad kohe siuksed kaitsereaktsioonid, et ei, mul on siin kõik hästi, ma tunnen ennast ju hästi. Ja see on päris ohtlik. Ja lõpuks me olemegi siis nii-öelda eestlased, aga see lause, mida kooliaegu juba öeldi, et olgem eestlased, saagem eurooplasteks. Mulle üha rohkem jõub kohale, et see lause teine pool annab mõista, et see esimene, jah, täna olete, aga saagem, varsti te ei ole enam eestlased. Me oleme eurooplased kõik. Siuke segu, pudru ja kapsad ja sellise inimesega on väga lihtne teha mida tahes, sest tal ei ole seda enese tunnetust, seda sisekõnet nii tugevat. Nagu me siis kuuleme praegu siin üks ja teine, kes meil siin saates esinevad, kõik jõuavad järeldusele, et
asjad on läinud kõik teistpidi, kui alles me oskasime arvata, oleme täiesti uues olukorras ja praegu näiteks nüüd viimased päevad Euroopa ei tea enam üldse, kuidas käituda, kes on ta sõber, kes on ta vaenlane ja nüüd on ka väga raske pärast seda, kui see Trump tahab nüüd Gröönimaad ära võtta ja selle Maduro ära röövis. No nüüd tekkis küsimus siin, politoloogid arutlevad, et aga no mis me siis sellele Venemaale ette heidame, ka suurriik ja oma julgeoleku eest seisab. Et asjad on kõik läinud, no kui mitte teistpidi, siis absoluutselt segamini. Ja uus maailmakord tuleb kohaneda, eks ju, nagu me teame. Ja kui sa Euroopa olukorda vaatad, siis mõelgem, kuidas saab Euroopa üldse praegu mingisuguseidki otsuseid vastu võtta, kui Euroopa Liidu kõrge välisasjade esindaja või välisminister, sisuliselt Kaja Kallas eestlanna, tema on mitte soovitatud isik Ameerika Ühendriikide valitsusele. Teda pole seal vastu võetud ja ta on seal ukse taha jäänud ja Trump ei taha temast kuuldagi ja tema üle visatakse kogu aeg nalja, et ta esineb selliste kohatute arvamustega ja praegu ma kuulan, mis ta nüüd räägib selle Gröönimaa kohta, siis ta ütleb jälle, et see kõik on ainult Venemaale siis soodustuse andmine ja Venemaa tuleb ikkagi ära võita, tulevad teha uued sanktsioonid. No neid on tehtud, neid on kokku vist on mingi 32 600 sanktsiooni oli vist kokku, kui need ridasi lugeda. Ja no niimoodi edasi minna ei saa ja siis no tõepoolest Kaja Kallas ütleb, et paneb jooma. Eile ma nägin YouTube'is on nüüd üles pandud pilt, et Kaja Kallas vist ongi viinavõtja naine olnud ja on leitud üks pilt, see ripub praegu seal portaalides, on leitud üks pilt, kus ta on siis oma emaga ja isaga, Siim Kallasega ja siis on Kaja seisab seal ja taga on üks noormees, ma ei tea, kes see on, kas tema kavaler, no kui ta on noores peas ja temal on siis mingisugune kas vana Tallinna või likööripits käes, no see oli kas mõni uuest õhtu, aga nüüd läks, et no näete, ta juba siis jõi, et nüüd ta närvid ütlevad öörs ja kukub edasi jooma. Need sellised asjad on juhtunud, aga tegelikult on asi äärmiselt tõsine, sest me ei suuda praegu, Eesti vähemalt ei suuda kohanduda selle uue maailmakorraldusega. Praegu Meloni, siis Prantsuse president Macron, muide temal on nüüd silm sinine, mitte sinine, vaid verine kohe. Tal vist, no ma ei julge öelda, aga arvatakse, et võib-olla kodune draama, tal on ju väga mehine naine. Ja tal on silm on nii kole, et nüüd ta käib peegeldavate päikseprillidega kohtumistel. Aga esimesel päeval ta käis ilma ja siis sai aru, et väga võikalt see mõjub, tema verine silm. Et ta oli parajasti ikka saanud kohe sinna rusikaga õige koha peale. Tema, eks ju, ja no rääkimata Ungarist ja Slovakkiast, kõik soovitavad praegu Saksamaa, isegi Merts juba nüüd, alustage läbi rääkimisi Moskvaga, midagi pole teha. Ja eile kuulan ühte portaali, kus on Saksamaa kohta ülevaade oli värske ja seal on niimoodi, et juba räägitakse gaasitoru see, mis õhku lasti Balti meres, et selle taastamisest, sest Euroopa tööstus ei suuda Ameerika kalli toorainega enam edasi minna. Ja siis oli seal üks huvitav kommentaar, et te veel näete seda nalja, kui pärast Moskvaga rahulepingu alla kirjutamist, mis nähtavasti ikka lähikuudel tuleb, sööstavad hordid Euroopa majandusmehi ja kaupmehi Venemaale, et saaks odavalt turult hakata jälle saama seda odavat toorainet, eks ju. No puit on seal 4 korda kallim kui meie oma ja nii edasi. Et sellised suured muutused, nendega tuleb kohaneda, nagu me kuulsime. Ja praegu nüüd isa ja poeg Mart ja Martin Helme, nendel on nüüd raadiosaade, räägime asjast ka üles pandud YouTube'i, igaüks saab seda näha. Ja on ka veel siis Ring FM-is raadios, on ta veel edasi, Tre raadios ta võeti maha või enam ei pandud, saab näha, kus ta veel hakkab ilmuma, igal juhul YouTube'is on ta üleval ja viimane, see on eilne saade, räägime asjast, nad väga hästi kahekesi võtsid kokku selle olukorra, kuhu me maailmas oleme sattunud ja kuidas me peaksime siis edasi minema. Kuulame Martin ja Mart Helme, Riigikogu liikmed, räägivad siis olukorrast uue maailmakorra tingimustes. Rahvusvaheline kord, selline, mis meid on teisest maailmasõjast tänaseni toonud, on lõppenud. Ta lõppes tegelikult ennem Trumpi juba ära, aga siin üritati veel teeselda. See on lõppenud. Ja asemele on tulemas uus kord ja see uus kord
kujuneb välja 3 jõukeskuse kokkulepete või omavahelise rivaalitsemise käigus, see on Ameerika Ühendriigid, Hiina ja Venemaa. Kõige nõrgem ja väiksem neist on Venemaa, aga sellegi poolest ta on iseseisev jõud selles mängus. Hiina on kindlasti iseseisev jõud, ja kõigil neil on oma muidugi liitlased või siis sõbrad nii öelda. Ja siis on Ameerika Ühendriigid. Ja praegu toimub siis väga terav rivaalitsemine kogu selle Arktika pärast või Põhjala pärast. Ja kui te vaatad maakera ülevalt poolt, põhjapooluse poolt, siis on arusaadav, et see Gröönimaa on Ameerika ja Venemaa vahel, see on selline mõjusfääri küsimus ja nüüd on küsimus selles, et ei oma mitte mingit tähtsust, mida taanlased selle kohta teavad, nad ei ole võimelised seda saart haldama, kaitsma ega selle saare nii-öelda kõiki võimalusi ära kasutama. Täpselt sama kehtib prantslaste või inglaste kohta või Euroopa Liidu kohta. Euroopa Liit selles uues maailmakorras ei ole jõukeskus. Ja nüüd on küsimus, et kes siis meie arvates peaks seal olema see, kes domineerib? Kas hiinlased? Mina ei arva. Kas venelased? Päris kindlasti mitte. Järele jäävad ameeriklased. Aga mida teeb Eesti? Eesti positsioneerib ennast Ameerika vastu. See tähendab, Margus Tsahkna viib vägesid Gröönimaale Ameerika vastu, sellega tänane Eesti valitsus paneb ennast Venemaa poolele. See on täiesti haige. Ja öeldi ju välja siin, et selle kohta, et Euroopal tervikuna ei ole logistilist võimekust, et mingit sõda püsti panna Arktikas. Ei ole vastavaid laevu, ei ole vastavaid lennukeid. Ega ka mitte Baltikumis, see on nagu kehtib meie kohta ka. Ainsad, kellel see võimekus on ameeriklased. Me vaatame kaardi peale, Baltikum, Põhjala, Skandinaavia. See on tegelikult samas sfääris või samas sektoris kui Gröönimaa. Ameeriklastel pole põhjust loobuda meist, anda meid Venemaale ära. Kui me nüüd ise absoluutselt järjekindlalt ja lollakalt ennast Venemaa poolele ei positsioneeri. Mina ütlen, millega see lõpeb. See lõpeb sellega, et kui meie valitsus praegu ja ka suurem osa Euroopa teiste riikide valitsusi positsioneerivad ennast Trumpi vaenlastena, Trumpi oponentidena, siis Trump on täiesti valmis sellega, et ta võtab need tükid, mis talle on Ameerika julgeoleku seisukohast vältimatud ja selleks on järgmisena Island, võib-olla ka Põhja-Norra, aga Island kindlasti ja ütleb, et aga ülejäänu mind ei huvita ja vaadake ise, kuidas te venelastega hakkama saate. Ja kulla sõber, Michal, Tsahkna, teie sugused pooletoobised ei saa Venemaaga hakkama. Ei saa mitte millegiga hakkama, ei saa hasartmängu maksu kogumisegagi hakkama. Et selline arvamus siis Riigikogu liikmetelt, parlamendi liikmetelt olukorra kohta. Ja ma siis kasutan veel nüüd hetk, nii palju kui meil aega on jäänud, et tsiteeriks ka meie siis selgelt nägijad, minu mõttes kõige nii-öelda professionaalsem tuleviku ennustaja on meil Igor Mang ja tema ütleb siis tänavuse aasta kohta, mis alanud on ja mis siis idakalendri järgi tuleb siis veebruaris algab, et hobuse aasta on nüüd praegu ja Mangi tsitaat on selline: naised lähevad hobuse aastal pööraseks, mehed hulljulgeks, amerikaseerunud tsivilisatsioon on kokku varisemas. Aeg on minna tagasi loodusesse, aeg on minna tagasi Vargamäele. Tal on kindlasti õigus, et tagasi loodusesse praegu juba pannakse siin, isegi noored perekonnad panevad juba kartuleid maha ja sibulad külvavad ja et enam ei ole see aeg, nagu oli Mart Laari ajal, et kõike tuleb osta poest, moos on poes müügil, mis te ei saa aega raiskate. Ja Igor Mang näeb siis üsna hallides või ütleme ikkagi mustades toonides seda aastat. Ma eile võtsin kätte Mangi ennustus 25 aasta kohta, praeguse aasta kohta ja ma võin öelda seda, et ta pani päris täpselt, sest ta ise loomustas seda erakordset segast ja uutmoodi nii-öelda arengute aastat, et kõik on sassis, vanad suhted ja seda ta pani juba eelmisel aastal. Nii et mina ikka teda loen ja vaatan, et ta ikkagi nagu natuke see näeb seda tulevikku ette hästi, nii palju kui ta siis suudab ja tal on ka see astroloogia seadusele, ta tugineb ikkagi ja need märgid on nähtavasti ikkagi ka toimivad. Ja nüüd on veel üks huvitav asi, mida nüüd praegu on see internet
ja YouTube eriti on täis praegu, on täis materjali, kus on juttu, kus räägitakse nõukogudeaegsest selgelt nägijast, no sa võib-olla oled ka kuulnud tema nime, Wolfgang Messing, eks ju. Ja tema oli mees, kes nägi täpselt ette 3 kuud varem Stalini surma, ta ütles, et tulevad suured matused, keegi julgenud uskuda, ta nägi täpselt ette 56. aasta Ungari revolutsiooni, nägi täpselt ette Berliini müüri lõhkumise ja ka veel selle Kuuba rannikul Kariibi mere kriisi 1962, mis on praegu hästi sarnane praeguse olukorraga. Ja tema ennustas ka ja ülimalt täpselt aasta pani õigelt paika NSV Liidu lagunemise. Ja ta on väga vähe eksinud. Ja nüüd on niimoodi, et enne oma surma ta juba viimastel aastatel ja viimastel kuudel eriti kogu aeg rääkis ühte ja sama asja ja kordas. No ma ei taha nüüd paanikat tekitada, aga tema see kordus ja erakordselt murelik pilk oli kalendrisse ja kuupäev 26. jaanuar 2026. Igaüks võib seda YouTube'is vaadata, seal on inglise keeles ja vene keeles ja saksa keeles tema kohta kirjutatud. Ja no keegi ei oska nüüd öelda, mis tulema peab. Mõned allikad nimetavad, et mitte jaanuar, vaid 26. veebruar. No ei tea, igal juhul tema ennustused on nüüd Vene julgeoleku arhiivis olemas, neid on loetud ja neid on ka seal tsiteeritud ja isegi koopiad on ripuvad. Et mis võib tulla, no me keegi ei tea, aga ma lihtsalt tahtsin ära märkida, et on selliseid nägemusi, et midagi jaanuari lõpus võib siin toimuda. No tegelikult on nii, et kui isegi mitte konkreetselt kuupäeva võtta, siis see Messingu tuleviku nägemus, et kõik on sassis, no see on juba illu läinud iseenesest suures osas. Aga tema muidugi on mures looduse pärast. Temal on looduse pärast mures ja et inimestel ei jätku enam õhku hingamiseks ja umbes sellised asjad. No lihtsalt tõin selle siia saatesse. Ja nüüd veel kord tuleme tagasi sinna Venezuela juurde, Nicolas Maduro röövimine öösel otse magamistoast ja koos abikaasaga, muide abikaasa läks vabatahtlikult temaga kaasa, nagu dekabristide naised läksid sinna Siberisse. Ja no igal ühel on meil võimalus selle toimingu kohta oma hinnang anda, no tegelikult on see ikkagi ühe tänavapoisi käekiri, et sa lähed ja naabri majas, tähendab, mitte naist varastama, võtad öösel, lähed magamistuppa ja öösärgi peal viid mehe siis sinna kuhugi, kus hakatakse teda siis taguma ja piinama võib-olla. Ja huvitav on see, et nüüd see Venezuela opositsioonijuht, kes sai Nobeli preemia, Maria Corina Machado on tema nimi, tema ju kinkis rahupreemia ära Trumpile. Trump on nagu siis suur isakene, kelle juures käiakse andamit andmas ja võtaks müts kätte ja kummardatakse ja andis selle Trumpile selle Nobeli preemia medali. Pildid on kõik üleval, raami sees oli see medal. Ja ta lootis, et nüüd Trump saadab ta nüüd sinna Venezuelasse asju korraldama ja riiki juhtima, aga võta näpust. Trump ei teinud teist nägugi, ütles väga tore, aitäh ja laseb edasi olla siis Delcy Rodriguez'el seal, asepresident. Ja ametlikult on nüüd Venezuela, me pole sellest rääkinud siin ka Eesti meedias. Ametlik seis on selline, et president on Nicolas Maduro, asepresident on vannutatud siis teda praegu riiki juhtima ja Maduro on ametlikult kirjutatud ja registreeritud kui inimröövi ohver. Ja see on päris selline, kuidas nüüd öelda, päris loogiline iseenesest, sellepärast, et ikkagi neid kordi, kus on otse riigi pead röövitud, ära kohe elusalt viidud ja Iraagi sõjas seal ju tapeti ära, eks ju, riigijuht enne, kui ta kinni võeti, võeti juba siis, kui ta oli haavatud. Aga see, et nüüd terve inimene viia minema ja siis sussides viia seal läbi külma tänavate ja viia vanglasse, no see nagu ei taha hästi meie mõistusega kokku minna, et kas on vaja seda riigijuhti kohe niimoodi külmalt ja koos naisega viia. Naine oli pärast ju sinikates ja öeldi, et ta siis oli kas teda pekstud või oli ta maha kukkunud ja öeldi, et ta libastus, no ei tea palju ta libastus. Aga igal selline see olukord seal on
Ja ma mõtlen seda, et Trump ütles niimoodi, et see on kõige efektiivsem viis praegu, ta ise on väga rõõmus. Ta ütles, et ma ei pidanudki nüüd oma armeed kasutama, oma sõdureid saatma riskiga sinna. Me tapsime Kuuba need ihukaitsjad maha seal kuskil 100 inimest. Need lasti kõik maha seal, kes Madurat seal kaitsesid. Aga seal muidugi oli ka reetmine, ilma selle reetmiseta poleks muidugi see operatsioon õnnestunud. Aga Trump rõõmustab, et nii tulebki hakata võima võtma. Ühesõnaga, läheme arreteerime juhtkonna ära, valitsus ära, paneme pokri ja võit on meil käes. Kuigi siin tuleb öelda seda siia juurde, et kaugeltki pole Venezuela asjad lõppenud ja me ei tea, seal võib tekkida täiesti uus olukord, nagu oli Vietnami sõjas, mis kestis ju üle ligi 20 aastat kokku või 20 aasta ringis, rohkem isegi vist, kus oli Ameerika lõpuks tuli saba jalge vahel kaotajana välja. Samamoodi tuli ta Afganistanist välja, nii et meil ei ole põhjus siin hinnata üle või teha vale hinnangud, et Ameerika Ühendriigid on suur võitmatu armee. Siin on öeldud, et Ameerika sõdur ei ole õige sõdur, et liiga mugavast elust on need sõdurid võetud ja nad ei taha oma elu ära anda. Samal ajal, kui seal siis need kuskil Iraanis seal minnakse surma oma selle kodumaa või isamaa eest ja sama on praegu Venemaal. Venemaa sõdib, tal on kohutavalt suur armee seal nüüd selles Ukraina operatsioonis, aga uut mobilisatsiooni pole välja kuulutatud, sest vabatahtlikke tuleb niivõrd palju juurde. Ja eile oli jälle mingi uudis kuskil, ma lugesin, et jälle aasta alguses on neid avaldusi väga palju. Tuleb tõe huvides öelda, et seal on ka väga hea palk praegu, seal on umbes ma olen vaadanud siin 2000 ja 4000 vahel kuupalk ohvitseridel, kes on lepinguga tulevad ja kui sa oled seal kuskil ääremaad külast, et siis see on väga suur raha koju saata ja nii edasi. Aga Venezuelaga siis on pikad asjad ees, me ei tea, mis sealt välja tuleb, mis maailmas üldse välja tuleb, aga meie oma saate lõpuks võib-olla ütleksime niimoodi siin Meelis sinuga, et meie ei saa siin kedagi nüüd siin ära hinnata ja hukka mõista või kedagi kiita, aga kindlasti oleme me solidaarsed nii Iraani rahvaga kui seal Vene rahvaga või siis Venezuela rahvaga ja tervitame siin meie raadiostuudios Põlvast, lumisest Põlvast, tervitaksime Venezuela rahvast ja tervitame siis neid ahistatud rahvaid, keda Trump tahab siin ühtlasi ka Gröönimaad tervitame sellega. Kõike head teile, head kuulajad, kui saatus lubab, kohtume võib-olla veel. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kagu Raadio.